Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja räägin teile täna, kuidas teha tegevuste nimekirju ehk to-do liste, et inglise keeles siis to-do on teha ja eesti keelde on tegelikult see üle tulnud. Ja mida siis kasutada nende nimekirjade tegemiseks, et üks variant on võttagi paber, pastakas, mingi märkmik ja teine variant on kasutada siis mingit tehnoloogiavahendit, kas arvutit, nutitelefoni, mis teil parasjagu käes on. Nüüd, kui kasutate märkmepabereid, näiteks needsamad postitid on hästi mugavad, et need on värvilised, neid saab igale poole kleepida, mugavalt ümber tõsta, vajadusel ära visata, aga muidugi oht kipub teinekord olema ka selles, et kui neid saab liiga palju, siis keegi enam ei tea, kuhu midagi on kirjutatud ja kuhu need jäänud on, nii et tegelikult tasuks neid organiseerida. Võite panna näiteks nii, et kas kuhugi akna peale endal täpselt, kus saab hästi neid ümber tõsta või mõne seina peale, siis need, kellel on mingisugused märkmikud või päevikud, siis ma olen näinud väga palju, kui pannakse selliseid märkmepabereid siis lehekülgede vahele, tõstetakse seal ümber, siis kindlasti olete te näinud olukordi, kus on need samad postitid kleebitud arvuti servale, et kuna me arvuti taga väga palju tööd teeme, siis me väga palju näeme, mis sinna kirjutatud on ja see on ka üks võimalus. Arvutis on ka tohutult palju võimalusi. Et siin on näiteks nüüd Google'i võimalused, et Google'is on näiteks Google Keep, mis annab märkmete tegemise võimaluse, kalendrisse saab neid panna, siis on Taskid on väga lahe võimalus, e-koolis on võimalik ka ise endale panna veel neid tegevusi juurde ja siis on igasugused tabelid erinevates programmides, siin on nüüd, see on Google'i tabel, Google'i dokumenditabel ja ka nutitelefonil on hulgaliselt äppe ja võimalusi, kuhu siis erinevaid tegevusi kirja panna. Aga kuidas nüüd meelde jätta üldse, et mul see to-do list on, et lõpuks ongi nii, et selleks, et asi silma all oleks, et kas siis ma pean käe peale selle kõik kirjutama. Et tegelikult valige see võimalus, kus te ise kõige rohkem olete. Et kui te olete märkmiku inimene, siis võtkegi märkmik ja paberid. Kui teil on nutitelefon käes või arvuti taga teete tööd, siis kasutage neid võimalusi. Sest oluline on see, et need to-do listid oleksid teil silma all. Ja teine oluline asi on see enda jaoks läbi mõelda, millal ma nendega tegelen. Et üks asi on, et kui mul tuleb mingi asi meelde, ma panen kiirelt kirja, aga millal ma neid organiseerin ja korraldan. Nii et mõelge, kas see on siis täpselt nii, et igal hommikul vaatate üle, väga paljud teevad igal õhtul, siis on neid, kes teevad oma to-do listid korda nädala lõpus või nädala alguses, nii et siin tasub enda jaoks valida see sobiv aeg, et millal te selle kõik üle vaatate. Ja mida siis panna sinna nimekirja ja mida mitte panna. Et siin ma tegin nüüd 2 tulpa, et näidata, et need on nüüd siis sellised head asjad, mis võiksid seal olla ja niimoodi panna kirja ei saa. Et siin on nüüd võrdleme lahenda 3 keemia ülesannet või õpi paremini keemiat. Et ma saan panna nimekirja kirja asju, mida ma saan ka maha tõmmata ja mis on tehtud. Et lahenda 3 keemia ülesannet, see on konkreetne. Kui need on tehtud, ma tõmban maha. Aga õpi paremini keemiat, kuidas ma ütlen, et ma olen nüüd selle ära teinud. Et sellisel juhul peaks olema näiteks, et ma olen võtnud mingi uue keemiaõpiku ja iga nädal näiteks loen sealt ühe peatüki läbi, eks ole. Siis teine näide, 1 tundi rattaga sõitu pargis või käi mõnikord rattaga sõitmas. Vot siin on jälle, et tegelikult see käi mõnikord rattaga sõitmas, see on pigem selline lubadus, eks ole, aga kui me ei pane kindlalt, et täna ma lähen ja sõidan 1 tundi rattaga või siis, et nädalas 3 tundi sõidan, siis sellist asja ei ole mõtet panna. Siis järgmine näide, pane hambaarstile aeg kinni või pese hambaid. Ka teinekord tuleb sellised asjad panna kirja, sest muidu te unustate ära, eks ole. See pane hambaarstile aeg, see on konkreetne asi, kui on tehtud, tõmban maha. Pese hambaid, seda te teete ju 2 korda päevas. Vot selliseid asju ei ole mõtet panna nimekirju, mis on sellised rutiinsed tegevused. Et te ei pane ju, et ärkan üles, panen riidesse, käin pesemas, söön, et neid ei ole mõtet panna. Kui teil muidugi hammaste pesuga on probleem ja te tahate endale meelde tuletada, siis muidugi võib. Ja viimane näide, loe pool tundi raamatut või loe raamatut. Siin on nüüd ka, et väga sellised ülesanded, mis ongi natuke pikemad, et see tuleks konkreetsemaks panna, eks ole. Kui ma panen loe raamatut, siis ma võib-olla võtan selle korral ainult lahti ja ma saan juba öelda, et see on tehtud. Aga kui ma olen endale ajalise piirangu pannud, et nii kaua ma loen, siis see on tehtav ja mõõdetav. Nii et oluline on, et need ülesanded oleksid konkreetsed ja ma saaksin öelda, et nüüd ta on tehtud.
ja teine asi, mida arvestage, on see, et suured ülesanded tuleks tükeldada väiksemateks. Et kui ma panen endal näiteks sinna nimekirja kodutööde tegemine, siis see tundub selline, et no ma ei saa seda kunagi maha tõmmata, ma isegi ei tea, mis seal oli. Aga kui ma nüüd võtan täpselt kas siis e-kooli lahti või oma märkmiku lahti ja vaatan, mis mul on vaja teha ja jagangi selle kõik ära, et 3 matemaatikaülesannet, keemiatöövihik, kunstitöö alustamine, näete, siia ma panin 15 minutit, et et ma ei pea seda valmis jõudma, aga ma võtan endale täna 15 minutit selleks. Raamatu lugemine 10 lehekülge ja referaadist teen esimese peatüki. Ja nüüd on mul väga kerge hakata neid asju maha tõmbama, sest see asi on konkreetne. Vaatame ka erinevaid meetodeid, et kuidas neid to-do liste siis teha. Et ma arvan, et see selline pikk nimekiri, seda te olete kindlasti näinud, on ta siis kas paberi peal või arvutis, et siin te nüüd näete, on terve hulk tegevusi, mida peaks tegema. Me ei teagi, kas need tegevused on nüüd 1 päevaks või nädalaks või kauemaks ajaks, et kui me siin loeme, siis mõned asjad, et toon raamatukogust Rehepapi raamatu, loen läbi ka, et kõik on siin nagu segamini natukene. Ja öeldakse, et selline nimekiri nagu väga motiveeriv ei ole, sest ta tundub pikk ja et ühel päeval tegelikult ei tohikski neid tegevusi liiga palju olla, võib-olla seal kuni 6. Ja siis on erinevaid viise, kuidas neid tegevusi siis jagada omavahel nagu osadeks. Ja ma toon teile mõned näited. Näiteks ma võin võtta kõik need samad tegevused ja jagada nagu ajast lähtuvalt. Et need, mida ma pean ära tegema täna, siin on näha nüüd, et täna on matemaatikaülesanded, ajalootöö, võtan trenni hüppenööri kaasa, ostan kellale uue patarei ja toon siis raamatukogust Rehepapi. Need on tänased tegevused, kui midagi on tehtud, tõmban maha. Siis on sel nädalal, et ma olen tõstnud endale osad asjad, mida ma tean, et ma sellel nädalal pean ära tegema ja need on mul siin ja need siis aeg-ajalt siis nihkuvad siia täna kasti üle. Ja siis on mul selline näiteks koht, kus on tulevikuülesanded ja seal tulevikus on siis need, et mille osas mul tuli meelde, et mul on vaja näiteks sahtlid ära koristada ja ratas remonti viia, aga mul ei ole veel nii konkreetselt vaja mõelda, et millal ma seda teen, aga ma ei taha neid asju ära unustada, selle tõttu need on need tulevikus, et need kaugemad asjad, et ka nendega tuleb tegelikult tegeleda. Ja siin on, näete, ruumi, nii kui midagi meelde tuleb, ma panen kohe siia tuleviku ülesannete juurde ja siis vaatan, kuidas ta siis nihkub. Teine võimalus on teemade järgi jagada. Et kujutame ette, et mul on siis näiteks pühapäeva õhtu, ma vaatan oma järgmist nädalat üle ja siis ongi nii, et ma jagan näiteks, teen endale sellised teemad, et kool, perekond ja siis mina ise, eks ole, ja siis panen kõik need kooli asjad panen siia, mis on need suuremad asjad, mis on vaja teha ja siis pere omad panen siia ja siis need, mis minu endaga on seotud, need panen siis siia kõik kirja. Ja siis näiteks teen niimoodi, et kui ma esmaspäev on, siis näiteks võtan selle roosa markeri ja märgin siis ära, et vot need asjad ma jätan nüüd esmaspäevaks, et tõmban nad roosaga üle, et siis ma tean, et nad on silma all. Ja kui mingi asi on tehtud, tõmban maha või väga paljud kasutavad ka seda linnutamise meetodit, eks ole, teen lihtsalt linnukese siia ette. Ja siis võib ka juhtuda, et näete, et ma küll ei planeerinud, et ma Marilt pastaka tagasi küsin, aga kuna ma teda nägin, siis ma küsisin tagasi ja ma sain juba selle ära märkida, eks ole. Nii et see on siis selline teemade järgi. Siis osad märgivad olulisuse järgi. Et neil on siis niimoodi, et mingid asjad on väga olulised, see on siis selline väga oluliste asjade loetelu, siis on oluline, ka tuleb ära teha, aga natuke on aega ja siis võib oodata. Ja samamoodi need asjad siis nihkuvad, et näiteks kui referaat praegu on siin aprillikuuni on veel aega, siis referaat on siin olulise all, aga ühel hetkel ta tuleb ka siia väga olulise alla. Ja mõned kasutavad ka näiteks selliseid emotikone, et nad panevad näiteks 3 matemaatika ülesannet, et kuidagi ennast motiveerida, nad kasutavad siukest pildilisi asju näiteks, et vot, et ma tunnen juba, et täitsa tore saab olema või et ma lähen raamatukogust toon Rehepapi ära, et kindlasti see raamat mulle väga meeldib, et ma olen kuulnud, et teistele ka meeldib. Nii et võib ka teha selliseks visuaalsemaks need nimekirjad, et olenevalt siis sellest, milline te ise olete, et kui teile meeldib joonistada, sirgeldada, siis lisage ka oma nendele to-do listidele natukene värvi ja elu. Siis need, kellele meeldib projekte teha, siis võib tegelikult oma to-do liste hallata ka nagu projekti. Ja see tähendab, et kõigepealt ma korjan nagu kõik oma need tegevused siia ülesannete alla. Nii, siin on mul siis see kõik, mis on kõige pikem osa ja siis ma valin siit välja need, mis mul on tegemisel.
noh näiteks, et ma nüüd otsustasin, et vot, et täna on mul tegemisel siis see, et ma panen hambaarstile aja, ostan õele kingituse sünnipäevaks, viin rattaremonti, ostan kellale uue patarei ja lahendan 3 matemaatikaülesand. Need on mul siin tegemisel ja mida ma olen siis ära teinud, siis ma tõstan selle ülesande siia tehtud alla. Et ma isegi ei tõmba teda nagu maha, vaid ma tõstan ta nagu siia järgmisesse sektsiooni üle. Ja siis ma täpselt näen, et kuidas need asjad liiguvad, et see on see, millega ma kogu aeg tegelen, see on see, kus ma käin vaatamas, et see on tehtud ja siia ma nopin siis ülesandeid juurde, kui mul jälle midagi meelde tuleb või kui kusagilt mõni ülesanne tuleb. Siis on tegelikult ka hästi palju erinevaid meetodeid, et noh näiteks Ivy Lee meetod, see on tegelikult üle 100 aasta vana meetod ja tegemist on siis ühe USA sellise reklaamiinimesega, kes väga hästi oskas oma aega planeerida. Ja tema tegi niimoodi, et tema pani siis õhtul paberitele kirja 3–6 ülesannet, mida on vaja järgmisel päeval teha. Ja kui ta oli need kirja pannud, siis ta nummerdas ära, et võt number 1 oli siis kõige olulisem ülesanne, number 2 oli siis järgmine ja nii edasi. Ja siis, kui ta läks järgmisel päeval tööle, siis ta alustas alati ülesandest 1, ta üldse teisi ülesandeid ei vaadanud ja kui ta oli selle ülesande 1 ära teinud, siis ta tõmbas selle ülesande maha ja võttis järgmise ülesande. Ja võis juhtuda, et ta sellel päeval nagu mõnda ülesannet tehtud ei saanud, sellisel juhul see ülesanne lükkus nagu järgmisesse päeva. Aga see tähendas seda, et ta igal õhtul võttis selle 5 minutit enda jaoks ja pani nagu selle asja paika olulisuse järgi ja siis hakkas tegutsema ja ta oli väga edukas. Ja teine meetod on Eisenhoweri meetod, et tema jagas ülesandeid nii, et tema oli Ameerika president, USA president, et temal oli selline tabel ja kus oli siis tabelil oli, kas ülesanne oli oluline või ei olnud oluline ja kas ta oli kiire või ei olnud kiire. Ja kui mingi ülesanne tuli, siis ta pani selle vastavalt siis sellesse kasti, eks ole. Et kui see oli oluline ja kiire, siis see tähendas seda, et see ülesanne tuli ära teha. Kui see ei olnud oluline, aga ta oli kiire, siis tema delegeeris ära, see tähendab, et keegi teine tegi selle ülesande ära. Noh, meie vist päris nii teha ei saa, me ei ole presidendid. Kui see oli oluline, aga ei olnud kiire, võt siis see jäi sinna, et ma teen hiljem ja tegelikult temal oli ka ülesandeid, mis ei olnud olulised ja ei olnud kiired, neid ta üldse ei teinud. Ja ta oli ka üsna edukas oma sellel aja planeerimisel ja öeldi, et ta tegi asju alati õigel ajal, nii et miks mitte ka kasutada sellist Eisenhoweri presidendi meetodit siis. Ja tegelikult neid võimalusi on veel, siin on veel mõned allikad, kust ma neid erinevaid viise leidsin ja ma soovin teile tegelikult head katsetamist, et leidke enda jaoks sobivaim viis, võtke need tegevuste nimekirjad või to-do listid kasutusse ja ma usun, et te võidate endale palju aega juurde ja leiate mõne sellise toreda viisi, kuidas siis hästi tegutseda ja oma tegudes kaugele jõuda.